2011 aasta Haapsalu lastekodu põleng oli Haapsalu lastekodus Kastani tänav, arvake ära, mis number? 9. Ma ütlen, et te peate kuulama, kes on Selver 2023. See on minu töö, 5–9 maailm. Ma tean, millest ma räägin. Kas te saate aru? Ja 20. veebruaril 2011 toimunud tulekahju, milles hukkus vingumürgitusse carbon poisoning tagajärjel 3 tüdrukut, 5, 7–16 aastast poissi ja 2, 20–21 aastast hooldusalust. Nii et 10 inimest, 8 nendest alla 18 ja loomulikult, mis te ise arvate, mille jaoks seda tehti. Ja kes oli linnapea, oli selline tegelane nagu Urmas Suklas. Ja nüüd Urmas Suklasega on see probleem minul. Vaatleme selle larvi ära, see disgusting larv ja ta on igavesti olnud linnapea, see on igavesti ja ta on oma erakonda teinud, sest neil ongi kombeks, et visatakse välja. It's just a show. It's just all a show, right? Ja see on nii rõve, kuidas see veinifestival, kus Maire Aunaste oli. Ma ei mänginud teile siin videod Maire Aunastest ja Martin Helmenist. Oh my goodness. Et ühesõnaga, ma panen teile nüüd selle Urmas Suklase siin ja minu järgnev küsimus, et kas siis see inimene on igavesti olnud seal ja ta sai teenetemärgi Toomas Hendrik Ilvese käest. See on kohutav, see tõesti on jube, see on jube. Ja seal oli teine linnapea, kes järsku suri. Mul on ta nimi üles kirjutatud ja mul on selline tunne, et too inimene nagu teadis midagi ja siis tuli tagasi magically. Peale seda põlengut, loomulikult inimene, vaatame järele. I want to know, kas ta läks kohe peale põlengut ära. See on rõveduse tipp. Need on draakulad, I swear down. See on õudne. See on lihtsalt õudne. Ja ta on igavesti olnud linnapea. Ja tema sai Toomas Hendrik Ilvese käest. Siin on vist recent nüüd. Sai teenetemärgi ja happy days, right? Ja siis tehti veinifestival sellel aastal. Ja see veinipidu oli, see veinifestival oli korraldatud kohaliku oma selle vallavalitsuse toetusega, aga loomulikult olid seal ka teised. Mingi hetk nagu tuli kahjuks perenaise nimi ülesse, sest ta nagu need microlending ja naiste entrepreneurship ja veinifestivali need panustajad ja niimoodi ja see kokkusattumus, et ta tegi oma mõisas ka veiniürituse. It's not good. It's disgusting, tõsiselt. Need on disgusting draakulad inimesed. Come on now. This is disgusting. Saad aru? Aadress, for fuck's sake, saad aru? Kastani tänav 9. See, mul on veel siin kuupäevade osas nagu informatsioon ja
selle ma kordan üle järgmine kord. Ühesõnaga nüüd plaan B-ga on selline tegelane nagu Andrus Suklas. Ja ma panen selle Andrus Suklase ette nüüd siin ja minu küsimus on, et vaata, plaan B-ga on see, et Andro Roos on eestvedaja. Nagu ma aru saan, on Andro Roosi isa oli vist Keskerakonnaga. Jah, Keskerakond, need on kõik poliitilised grooming gangs. Neil on kõigil emad ja isad. Vaatame. Mina ajasin teda iiveldama. Mul läheb endal iiveldama. I don't need this shit. It's horrendous. Enni Vaarmani isa on Urbo Vaarman, kes oli Keskerakonna liige ja töötas Riigikogus. Urbo Vaarman on saanud väärteo või kuriteo menetluse osaliseks. Tal on ette heidetud PRIA toetuste pettuse osas, mis on avalikult kajastatud. Nii et ma saan aru, et kuidas ma saan aru nüüd on, et Urbo Vaarman siis võib-olla siis tema ei olnud Evald või nende selliste perede Mikson tasemel, sest ta oli ohverdati ja süüdistused toimusid, ja ka Andrus Suklasega. Nii et võtame siis selle Andrus Suklas. Siin on, ütleme need nimed ära. Andro Roos, Enni Vaarman, Indrek Päänapuu, Kristi Metsa ja Ülle Pukk. Ja minu küsimus on, et kas Andrus Suklas on siis Urmas Suklasega sugulane, kes on plaan B-ga? Sest see ei ole normaalne. See Urmas Suklas ei ole normaalne. That's not normal. See on, it's beyond Dracula. It's beyond Dracula. Ja siin on Andrus Suklas. Nii et ei saa ei ümber ega mööda, Ma panen selle siin. Ma tahtsin ka Varro Vooglaist rääkida, mis on väga huvitav karakter ja ma ladusin kaarte. Kas ma ütlen seda kohe. Siin on, sest tema pilt on, tuli ülesse siin. Ja ma ei ütle, et Andrus Suklas, väga hea taktika on sellel naisel, see on väga hea, see on professional, see selline nägu, this is trained, this is just consistent, this is a real politician. See on tõeline, see Kertu Luisk needs to learn temalt. It's not my fault that Kertu Luisk is my fan. It's not my fault. Aga see on väga hea taktika. This is consistency. Keep smiling. No emotion. Ja Andrus Suklas, teda siis süüdistati mõrva atentaadis, Ja igal asjal on hind, kui sa oled teatud rank. Aga kui ta nagu oli ärimees ja nüüd tahab minna poliitikasse, kas tõesti? Tähendab, mind huvitab see, mis seos on Urmas Suklasega, sest that is probleem. Ja see on kohutav, see lastekodu põleng. Ja et üldse ei ole räägitud sellest isegi. Kas sa kujutad ette, nendel lastel ei ole mitte kedagi? Ja siis keegi mingi emotsionaalne adrenochrome. No, kas ta arvate, et seal on inglid töötavad ainult? Ikka halb õun on igal pool, ja võib-olla on häid inimesi, kes tõesti. Aga kui mina käisin muideks intervjuul Keila lastekodu jaoks peale oma bakalaureuse saamist, mind alandati niimoodi seal intervjuu ajal. See oli Draakulad intervjuu ajal.
mul tekkis kõhe tunne ja ühesõnaga see on kohutav, et see juhtus selline asi ja see oli täielik rituaalne. Mida te arvate, mis juhtus nende lastega? Martin Helme, Must Malta saar. Mida teie arvate juhtub Kastani 9-ga? How convenient. Et millist muudatust teie toote siis? Härra Andrus Suklas, ta loomulikult bounce back, nüüd ta tahab poliitikasse saada, on ju, ärimees ja räägime siis edasistest sakerdajatest ja siin on kena artikkel on siin. It's just Keskerakonna lapsukesed, mingi, kõigil on poliitilised treeningud, tagamaad, on ju, mida teie toote lauale? You're not gonna bring anything ja nüüd ongi see käes see supp, sellepärast et see sead, no nad pääsesid teie vetsupotist, on ju, väärikama surmaga ja kiirema surmaga ausalt öeldes. Te tahtsite neid veel piinata seal mõnda nädalat. Te läksite kohale võitlema selleks, et välja võidelda pikemat piina neile ja nad lõpetaks teie vetsu selle tõmbe solinas. How brilliant. Need ongi need plaan B. Ja ma lõpetan seal nüüd. Urmas Sõõrumaa, Anti Allase tädi on interesting. Uus Tallinna linnapea. Loomulikult ta pandi, nagu ma ütlesin vist enne,